Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 126. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu tavaks saanud, salvestame Pärnu hoobis. Täna on külas üks meesterahvas, kellega me esiti sattusime vestlema ikkagi läbi poliitika, läbi valla juhtimise. Minu mäletamist mööda me Madisega varasemalt tuttavad ei olnud omavahel. Aga siis, kui ta Põhja-Pärnumaa vallavanem oli, siis ta ikkagi meil raadios mõned korrad käis. Tere tulemast, Madis Koit! Jaa, tere ja aitäh kutsumast. Tead, ma ütlen ausalt, et mu jaoks oli see natuke nagu ootamatu, kui tuli teade, et sa tagasi astud, sest et ma ei tea, mul on nagu jäänud mulje, et meil pigem käib see nagu niipidi, et väga palju ei astuta tagasi, vaid pigem nagu on umbusaldusega. No eks sul oli nii ka, aga need olid läbi kukkunud varem, eks ju. Et selles mõttes, miks siis nii? Kohe alustame sellise küsimusega või? No ma ei tahtsin nagu vähe leebemalt. ei, see on üsna leeb algus, et tead, ega selles mõttes ta tuli avalikkusele suhteliselt ootamatult, et minu peas ta nagu ei olnud kuidagi ootamatu. Et ma olin selle päris pikalt nagu valmis mõelnud ja ühtepidi ma arvan, et ma muutusin selles töös viimastel kuudel selliseks siis vallajuhiks või ütleme juhiks, keda ma iseendale ei tahaks, et ütleme niimoodi, et silm säras vähem ja motivatsiooni oli selgelt nagu vähem. Et selline teisi inspireeriv liider ma enam ei olnud ja ma tundsin, et siis ei ole mõtet seda tööd teha, et vabastada see koht ja panna sinna keegi, kes tuleb hea energia ja hea põlemisega ja tahab seda tööd teha, et mis ma sellest siis kinni hoian, et ei ole see vallajuhi töö midagi sellist, et peaks sellest 10 küünega kinni hoidma, et äge töö, omad väljakutsed, aga selgelt ka oma selline pahupool. Ma mõtlen, et nii mõnigi teine oleks lihtsalt edasi tiksunud, võib-olla sära pole silmis enam, võib-olla pole nii inspireeriv, on ju, et ma ei ole tiksuja tüüp, et selles mõttes, et ma olen ikkagi veel noor inimene ja mul on mingid sihid ja eesmärgid elus, et ma tahaks kogu aeg teha midagi paremini, midagi rohkem kuhugile püüelda. See, et jääda kuskile nagu tiksuma, seda ma võin teha siis, kui ma olen 85 ja enam jalad ja käed ei liigu, et siis ma võin tiksuda kuskil teleka ja siis heevikaid vaadata. Aga enne seda ikkagi ma tahan nagu teha seda, mis mulle meeldib, kogu põlemisega 200% ja siht silme ees. Muidu ei ole mõtet. Kui sa vaatad tagasi sellele perioodile, kui sa olid vallavanem, et kui palju see sulle andis, mis see sulle nagu õpetas, et ma arvan, et võime siin 2 või 3 tundi sellest rääkida on ju, aga kui sa niimoodi enda jaoks mõtestad? Oi, no selles mõttes ta andis nagu väga palju, et esiteks ma ei olnud ju seda tööd varem teinud, tõsi, ma olen kohaliku omavalitsuse juures või läbi volikogu tegevuse olnud ju aastast 2013, ehk siis tegelikult väga pikalt võiks öelda, et vaata, et pool oma elust juba varsti. Ja kaudselt see asi ei olnud võõras, aga selgelt see tegevjuhtimine kohalikus omavalitsuses, see oli uus asi. Ja ega algus oli suhteliselt raske. Ta oli suhteliselt raske sellepärast, et ma soovisin kõik asjad omale üsna kiiresti selgeks teha ja kui sa üritad kõik asjad omale kiiresti selgeks teha, siis see maht on nagu meeletu ja võib-olla oligi mulle ootamatu alguses just see, et võtame ühe suvalise päeva on ju, et ma ei tea, kell 9 hommikul pead kaasa rääkima mingisugustel sotsiaalteemadel, mingite määruste muutmised ja asjad, siis järgmisel hetkel on sul mingisugune arendaja ukse taga, kes tahab rääkida mingisugust arendusest, sa pead seal olema võrdne partner laua taga, siis kolmandaks tuleb haridusvaldkond ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis sa pead justkui nagu igas valdkonnas suutma orienteeruda. Loomulikult sa ei pea iga valdkonna ekspert olema, sellepärast et selleks on ju sulle majas inimesed tööl, kes oma valdkonda teavad, aga sa pead olema võrdne partner laua taga olevatele inimestele. Ja see võib-olla oli alguses selline kuidagi nagu ütleme külm vesi krae vahele, aga ma ei tea selles mõttes, et see krae kuivas ära ja vesi läks kehatemperatuuriga soojaks, nii et ma tulin sealt, ma arvan, suhteliselt hästi välja ja võib-olla nagu veel, mis oli nagu ootamatu või harjumatu, kui palju pidi tegelema vähemalt esialgu ennem kui kuidagi suke rütm paika loksus sellise mikromanageerimise ja selliste, ma tahaks öelda nagu pseudoprobleemidega, et aga ju see siis on selle asja osa, et aga see pigem loksus paika ja oli põnev.
kui sa seda tööd tegid, kui palju sa vastas siis tegelikkusele sellest, mis sa enne arvasid, et mida võiks valla juhtimine tähendada? Ja meil kõigil tekib mingitest asjadest mingisugune arusaam või arvamus on ju. Suures pildis, kuna ma olin selle nagu kõrval või lähedal, siis ega see ettekujutus ei erinenud väga palju sellest, mis see töö oli. Et või mis selle töö eesmärk on, ütleme niimoodi. Aga loomulikult, kui minna nagu detailidesse või süvitsi, siis mingeid asju ma ei eeldanud, et see oligi just sellised hästi detaili minemised mingites täiesti mõttetutes teemades ja millega oli vaja nagu tegeleda, aga tead, ega see midagi hullu nagu ei olnud, et pilt oli pigem ikkagi selline, nagu ma enam-vähem ette kujutasin. Ja võib-olla see, et võib-olla mis erines oli see, et kui ma kujutasin ette, millega saab tegelema hakata, ehk siis arengukavas mingid suured eesmärgid, asjad. Ja kui tegelikkus on see, et see rahaline seis tollel hetkel oli nii kriitiline, kui tegelikult olla saab, siis see oli küll nagu mulle ootamatu, ma seda ei teadnud. Et see oli natuke sellise tundmatusse ette laskumine. Kuidas siis selle seest nagu välja tulla? Tööga ja raskete otsustega, ega selles mõttes võib-olla ongi kui tagasi vaadates sellest aega kõige rohkem kahju nagu sellest, et minu ligi 3-aastane periood langes kokku ajaga, kui vallal oli keeruline rahaline seis. Ehk siis ei olnud võimalik võtta ette väga nagu suuri ideid, mis väga palju maksaks. Aga tihti suured asjad võtavad ka kaua aega, sest et arengukavasse me nii mõnegi päris ambitsioonika asja sisse panime, aga nende realiseerumine võtabki lihtsalt rohkem aega. Aga kuidas välja tulla, et selles mõttes lihtne vaadata üle, kuidas tulusid juurde teenida ja teistpidi siis vaadata, kus on need kulukohad. Et mul on selles mõttes nagu kahju, et meil ei olnud võimalik nendel aastatel liikuda kaasa sellega, et tõsta kõikide vallatöötajate palkasid, sest ega kõik teevad ju, suurem osa neist teevad ju südamega tööd. Aga paraku see lihtsalt ei olnud võimalik ja suuresti selle nagu sõi ära see, et see riiklikult tulenev õpetajate palgatõus, mis suuresti kaetakse riigieelarvest, aga kuna kohalikul omavalitsusel on Põhja-Pärnumaal on seotud lasteaiaõpetajate ja huviõpetajate palk sellega, siis iga palgatõus, mis riigi poolt tuleb, toob meile 100 000 kohustusi kaela, mis tähendab, et meil ei ole võimalik teistes valdkondades tõsta. Ja see on täna väljakutse, millega peavad tänased inimesed tegelema. Ja positiivne on see, et me jõudsime 3 aastaga eelarvesse sinnamaani, et täna meil laekuvad tulud paremini, kui me oleme eelarvest planeerinud. Ja eelarve tulem on planeeritud viimase 5 aasta kõige tugevam. Nii et ma arvan, et kõik on hästi. Kuidas sinna jõuti siis või mis on need tulubaasid või kuidas siis üldse vallal saab see tulubaas kasvada? Ega kõige suurem osa tuleb ikkagi üksikisiku tulumaksust ja seal vallal ongi nagu keeruline väga palju nagu midagi teha. Me peame looma hea elukeskkonna selleks, et meil oleks vallas inimesed, kes elaksid ja käiksid tööl, teeniksid siis palka. Et see on üks asi. Teine asi on kulude ülevaatamine ja selgelt me ikkagi ütleme piduri kulude kasvule nagu tõmbasime. Jah, see oli pahandas väga paljusid allasutusi, arusaadav, aga midagi ei ole teha, üle kulutada ei saa. Ja siis oma tulud, et ega me selgelt korrigeerisime oma tulude hindasid sotsiaalhoolekandes kindlasti. Ja siis erinevatel üritustel, mida vald korraldab ja nii edasi. Ja siis üks asi, mis selgelt nagu meid aitas, on laekuv siis taluvustasu Tootsi-Sopi tuulepargist ja mina olen selgelt seda meelt, et saada kohaliku omavalitsusena hakkama, siis me peame suuri arendusi enda territooriumile meelitama. Tõsi, igasugused arendused toovad kaasa mingil kujul ja mingil määral ebamugavust, kas ta on ehituse perioodil või on ta siis, kui ta toimib. Aga kui me vaatame, kuidas tänane majandus Euroopas toimib, siis me peame sellega kaasa liikuma, et ei saa loota selle peale, et näed, et 90-ndatel või 2000-ndatel tehti nii ja siis keegi tegi pagarikoja, keegi tegi saeveski. Täna ei tehta, täna on asjad teistmoodi, et ei tee enam keegi väikseid saekaatreid ja nii edasi, et Sopi Tootsi tööstuspark tuleb välja arendada, Pärnu-Jaagupi külje alla tuleb tööstuspark välja arendada ja nii edasi. Need on need väljakutsed. Sellega on võimalik Põhja-Pärnumaa hoida kaardile ja hoida elujõulisena. Vallajuhi töö juurde kuulub ikkagi ka see ebapopulaarsete otsuste nagu siis väljaütlemine, isegi kui see on nagu volikogu poolt nii-öelda siis määratud ja ette nähtud, aga ikkagi vallavanem on see, kes on see sõnumi tooja selles osas nii-öelda.
kui lihtne on olla see ebapopulaarsete otsuste häälekandja nii-öelda või kui raske? Tead, ma arvan, see kõrvalt paistab raskem, kui see tegelikult on. Et ühtepidi, kui öelda välja midagi, mingi otsus, millesse sa ise uskusid, et see on vajalik selleks, et need asjad liiguks õigesti, siis loomulikult on seda oluliselt lihtsam teha. Kui sa pead välja kommunikeerima midagi, millesse sa ise ei uskunud, aga koalitsioon nii leidis, siis see on loomulikult nagu keerulisem, sest et põhjendada midagi, millesse ise ei usu, on nagu raskem. Aga tead, ega selles mõttes seda ma nüüd teadsin küll, kui ma lähen veel mõne küsimuse tagasi, et peksa ma hakkan saama ja avalikku sõimu ma saan ja telefonikõnesid ja sõnumeid. Selles ma olin nagu enam kui veendunud, võib-olla selles mahus ei olnud ja võib-olla selles, kuidas sulle seda öeldakse, selles nagu ei olnud, et üsna nagu radikaalsed inimesed on meil Eestis, ma tahan öelda, aga need ei ole kindlasti palju ja miks ma Eesti ütlesin, sest et ma sain tihti telefonikõnesid inimestest, kes ei ela Põhja-Pärnumaa vallas, aga ei, see käib ju töö juurde. Ja sellest on suhteliselt lihtne nagu üle saada, et kuulad ära ja lähed eluga edasi ja ei mõtle rohkem selle peale. Nii et... Kuidas see võimalik on? Selles mõttes, et kuidas on see võimalik, sest et kui keegi ütleb nagu midagi väga nõmedalt ja niimoodi, et sa tead, et isegi sina pole selle olukorra tekitanud, et sa lihtsalt nagu saad mööda päid ja jalgu seepärast, et sa oled nagu see kõneisik piltlikult öeldes, eks ju. Kuidas sellest saab nagu üle minna niimoodi, et selge, lasta siis ventileeris ära ennast lihtsalt? Tead, ega see on, ma arvan, sellise suhtumise küsimus, et kui mulle ütleks seda abikaasa või ütleks seda isa või ütleks seda mõni hea sõber, siis see kindlasti nagu läheks hinge ja oleks keeruline. Kui seda ütleb tundmatu inimene, las ta siis ütleb ja tegelikult on see, et ma ei tea, kas ma tahan nagu nii otsa välja, aga ma ikka ütlen, et loll on ja mõne jaoks olen mina loll ja mõned on minu jaoks lollid ja las nad ütlevad, mis nad arvavad ja lähme eluga edasi, et mis seal ikka. Et tuleb lihtsalt üle olla, nagu sa tõid välja. Ei, muidugi, et meie Eesti Vabariik on kirju, meil on igasuguseid inimesi, igasuguste arusaamadega. Mõne asja puhul nende vaates on neil kindlasti nagu õigus, mõne asja puhul kategooriliselt mitte. Et nii on, et ma ei kindlasti ei kuula oma elus kõik inimesi, et mul on kindel hulk inimesi, kelle arvamust ma kuulan ja ülejäänud ma kuulan ära, aga see on kõik. Mu arust on hästi äge just see, kuigi jah, see meie inimeste kirjusus nii-öelda võib olla ka negatiivne, kuna seal ongi kõiksugu arvamusi sees on ju. Teisipidi mulle tundub, et see on just vastupidi väga rikastav ja nagu terve ühiskond, kui meil on siin nii palju erinevaid arvamusi, kes kõik saavad ennast väljendada nii-öelda. Selles mõttes muidugi, et ma olen nõus, et see on tore, et on väga palju erinevaid arvamusi, aga ühtepidi mõtlen jälle, kuidas nagu ilusasti öelda, et kuidas seda väljendada nagu et kui sulle avaldavad arvamust inimesed, kes on 100% veendunud selles, et maakera on lapik, siis on väga keeruline seda järgnevat arvamust ka kuidagi nagu tõsiselt võtta. Ja neid inimesi on, et olen nii laua taga sellistega vestelnud kui ka lugenud nende kirjutisi, ja siis on nagu väga keeruline on nagu mingi asi on 100% ära tõestatud, ta väidab vastupidist ja siis sa pead kuulama seda, mida ta nagu arvab mingi teises küsimuses ja võtma seda kuidagi nagu tõsiselt või proovida võtta seda nagu tõsiselt. Keeruline. Kuigi seal võib olla tõde taga. Võib, aga hästi keeruline, just. Et see eelarvamus on juba nii tugev tekkinud, on ju. Ei muidugi, aga selles mõttes on väga toredaid inimesi, kes arvamust avaldavad ja kellest ma siiralt saan nagu aru, et kes on mingitel teemadel segaduses, uksest aknast tuleb erinevat informatsiooni ja nad nüüd ei tea, mis on see õige, nad arvavad või tahavad oma arvamust avaldada, et mis võiks nende jaoks nagu tulevikus olla ja nii edasi. Väga okei ja neid tulebki ära kuulata ja tulebki arvestada nii palju, kui see on võimalik. Sest et üks asi küll, seda oli just huvitav kuulata ja täpselt valimiste ajal, kui meil olid erinevad debatid, kus üks poliitiline jõud, ma muidugi nime ei ütle, ütles pidevalt välja seda, et kõikide inimeste arvamustega on vaja arvestada ja siis otsustada. Palju õnne, et kuidas sa siis langetad otsuse, kui sa arvestad kõikide inimestega, siis juhtubki see asi, mis minu arust on kõige hullem ehk otsustamatus, ehk sa ei otsustagi. Ükskõik, mis otsuse me teeme, siis alati on vastased.
tegime sellel aastal abiõpetajate palgatõusu valla eelarvest ja mis on hästi positiivne asi, loomulikult on vastased, et igal asjal on vastased, aga kõikide inimeste arvamusega ei ole mitte kunagi võimalik otsustamisel arvestada, et see on demokraatia. Alati on keegi, kelle seisukohad jäävad kõrvale. No see on paratamatu, muidugi. Sa oled siuke nagu hästi kiire tegutseja, mulle tundub. Ja eraettevõtluses on see nagu meeletu suur pluss. Avalikus sektoris teadupoolest võtavad asjad ikka aega. Et kuidas sa sellega ise toime tulid? Õudselt närvias. Et jaa, see on kindlasti selle avaliku sektori ja kohaliku omavalitsuse selline miinuspool, et kiiresti midagi teha on suhteliselt keeruline. Samas annab see võimaluse kõik asjad hästi läbi mõelda ja teha neid asju siis hästi. Aga ma olen ka pigem nagu see inimene, et kellel tuleb idee, tuleb mõte ja siis tahaks selle idee ja mõtte realiseerida nagu jutti, panna nagu lõpuni välja. Ja ma kas või 24/7, aga siis ta on nagu valmis, et jah, närviäs. Kas sa oled nüüdseks siis saanud selle närvi nagu maha rahustada? Ai, muidugi, ega ma selles mõttes, et ma ei käinud ju ringi kuidagi närviliselt ja ei kõndinud ju kuskil kabinetis ringe vaiba sisse. Et ühtepidi ma ju sain ju aru, kus ma olen ja kuidas seal need reeglid on ja kuidas see asi nagu käib. Aga ikkagi jääb närvi, et jah, aga selline see on avalik sektor ja kohalik omavalitsus, nii et tuleb ära harjuda. Aga tänasel päeval, kui palju sa oled siis seotud poliitikaga? Oled sa jätkuvalt kuidagi pidi valla juhtimisega seotud? Jah, selles mõttes olen, et ma siin mõne aja eest taastasin oma valitsused volikogu liikmena ja olen isegi juba ühes volikogus käinud nüüd. Päris huvitav tunne oli volikokku sõites, isegi tekkis väike närv sisse, mis oli päris huvitav, sest et kui ma vallavanemana volikogus olin, siis seda nagu ei tekkinud ja nüüd suke kerge ärevus. Et nagu oleks esimesse klassi läinud, et väga tore oli. Ja ega taustal see, et koalitsioon toimiks infoliiguks, et tänane uus vallavalitsus ei peaks kuskilt seina seest asju otsima, et kuidas on olnud ja miks mingid asju on nii tehtud, siis ma olen loomulikult olemas, igat pidi toetan, aitan ja noh, Põhja-Pärnumaa on minu koduvald, nii et selle heaolu läheb mulle korda ja koalitsiooni poole pealt loomulikult ma löön kaasa ja aitan nii palju kui oskan ja tean ja saan. Kui tõid välja, et Põhja-Pärnumaa on sinu koduvald, siis kui ma paluksin sul kirjeldada või sõnastada, et mis on sinu Põhja-Pärnumaa, et kuidas sa seda mõtet laiendaksid või kuidas sa sellele vastaksid? Raskemad küsimused kui Vilja Kiislerile. Mitte, et ma ta küsimustele vastanud oleks. Kodu ma ütlesin, eks see ütleb muidugi väga palju ära, aga et seda nagu laiendada, Põhja-Pärnumaa on, kuna ta on nüüd palju suurem, kui ta oli siis, kui ma olin pisike. Et siis Põhja-Pärnumaa on ikkagi minu jaoks selles mõttes nagu oluline, et see on koht, kus ma olen nagu üles kasvanud, lapsepõlve veetnud. Jah, ma olen vahepeal ära käinud, on ju, et aga see selleks. Et kõik sellised ägedad lapsepõlve mälestused on ju sellega seotud. Tõsi jällegi mitte kogu Põhja-Pärnumaaga, vaid pigem ikkagi selle piirkonnaga, kus ma siis kasvasin ja väga palju minu häid sõpru tuttavaid on ju selles piirkonnas, nii et see on alati selline soe tunne. Ma mäletan isegi mingil hetkel, kui ma rohkem Tallinnas olin, siis mul oli vaja Pärnusse sõita ja siis ma sõitsin otse siis Põhja-Pärnumaalt ju läbi, siis ikkagi kui seda silti nägid, et Põhja-Pärnumaalt siis korraks tuli hea tunne sisse, et see kodukoht ikkagi, ma ei tea, rohkem seda võib-olla ei laiendaks. Kui lihtne otsus oli tagasi tulla siis kodukanti nii-öelda või oli see nagu teadlik, et omandad kogemusi küll pealinnas, aga mingil hetkel tahad tagasi koju tulla? Jah, ütleme niimoodi, et ei, ta kindlasti ei olnud kuidagi nagu plaanitud või teadlik või kuidagi, esiteks Eesti on nii väike, et tegelikult ükskõik kus sa oled, on ta justkui, et oled kodus on ju. Et see, et tund aega sõita pealinna, siis sa ei lähe ju eriti kaugele, see on nagu läheks naaber külla, on ju. Et ei, ma ei ole nagu väga palju nagu planeerinud või plaaninud, ega see, et ma tulin ju Põhja-Pärnumaa vallavanemaks, ega see tuli ka suhteliselt järsku, see ei olnud kuidagi planeeritud tegevus, et ja siis oli mõistlik ikkagi alaliselt olla rohkem ju Põhja-Pärnumaal, sest et lihtsalt see sõitmine oleks olnud arulage.
aga ega ma olen kogu aeg nagu liikuv inimene olnud ja 2 koha vahel ikkagi sõitnud. Kuidas sinuni tuli see pakkumine tulla vallavanemaks Põhja-Pärnumaale ja mis sa siis esiti nagu arvasid sellest, kui see pakkumine nagu tehti? See oli jälle nagu, et ühtepidi ma ütlesin, ta tuli ootamatult, aga sellist minu nimega flirtimist nagu taustal käis mingi aeg nagu pikemalt. Ma tean, et mingil hetkel isegi käis kuidagi nagu läbi enne Aivar Mäed, et kui on Aivar Mäelt veel jah-sõnu kätte saanud, et kuule, et äkki siis Madi on ju. Et aga ega ma ei võtnud seda kuidagi nagu nii, et tore jutt küll on ju, et ja ma ei mõelnud selle peale ja siis, kui see asi ikkagi jõudis sinnamaani, et Aivar andis teada, et ta ära läheb, siis oli see kuidagi nagu tema ettepanek, aga ühtlasi nagu kogu koalitsioon leidis, et kuule, et see oleks nagu hea mõte, et Madis, mis sa sellest nagu arvad. Ja eks ma siis natukene mõtlesin, aga liiga kaua ei mõelnud, et väljakutsed mulle meeldivad ja see tundus üks selline põnev väljakutse, et mis seal ikka, teeme ära. Ja loomulikult ma selles mõttes ei kahetse seda. Aga see sinu otsus, et loobuda kui ootamatu või prognoositav, siis see ikkagi oli lõppkokkuvõttes? Minu jaoks või teiste jaoks? Teiste jaoks. No sinu jaoks oli no ütleme niimoodi, et see ei tund üllatusena koalitsiooni jaoks, et ma koalitsioonis olin ju seda rääkinud väljapoole pigem, ma arvangi, et ta oli kohati ootamatu, sest et tere hulk inimesi mingi aja jooksul peale seda otsust on mult küsinud, et mis sul viga on. No sellepärast istudki siin on ju. Jaa, et selles mõttes ta pigem tuli nagu väljapoole ootamatult, aga veel kord, et asendamatuid inimesi ei ole olemas. Ja see otsus oli selgelt tehtud, ma ei ole kahjuks elus väga hea selles mõttes olnud selles, et ma otsustaks selle järgi, mis minule on hea. Ma tihti nagu üritan või olen otsustanud selle järgi, mida justkui teised ootavad. Seekord oli otsus puhtalt sellest, mis ma tundsin, et mis oleks minule ja kus juures selle lahkumisega üks suke vahva lugu ka, et kuna vallas on ju palju inimesi, siis ja info liigub ju erinevalt, et kuidas selline, vähemalt minule ajas natukene nagu muigama. Mõne päeva peale seda, kui ma olin välja öelnud, et ma lahkun, läksin oma kodukoha toidupoodi õhtusel ajal ja siis kuskil riiuli vahes olin ja siis ma nägin silmanurgast, et seal vahekäigus teisel pool on nagu 3 sellist eakat inimest. 1 meesterahvas ja 2 naisterahvast ja ütleme tugevalt eakad. Kui nad omavahel rääkisid, siis suhteliselt kõvasti, sest ilmselt nad ei kuulnud kõige paremini üksteist on ju. Ja siis üks proua ütles siis teisele, et kas sa ka kuulsid, et vallavanem lahkub ja siis ma jäin ka nagu kõrvaga nagu kuulama, et mis nad siis nagu räägivad ja siis teine proua pani vastu, kas tõesti Jane Mets läheb Pärnusse tagasi et Jane Mets oli meil vallavanem 2017-2021 ehk siis et info liigubki erinevalt ja inimestel ongi erinevad arusaamad, kes on vallavanem ja nii edasi, et kindlasti oli neid inimesi, kes võib-olla ei teadnud, kes ma seal vallavanem olin, et väga põnev on ju. Kas sul oli siis hirmus kiusatus minna sinna nagu vestlusesse osaliseks öelda, et teate, Jane tegelikult nagu mõnda aega pole meil olnud juba? ei, seda tahtmist ei tekkinud ja pigem oli, see oli väga lõbus nagu poeskäik, et ma muigasin, ma arvan, kuni poeuksest välja minemiseni, et aga selline see elu ongi, et me võime ise öelda, et kommunikatsioon on väga hea ja mis sest, et lehtedes on ja igal pool, aga kõik ei loe ja kõik ei saa seda infot kätte ja see peegeldab minu arust nagu väga hästi seda ka, et kõikide inimesteni jõuda ongi keeruline, väga keeruline, kuigi see on just ootus, et me peame kõikideni alati nagu jõudma. No mulle juba tundub see, et kuna inimesed tarbivad ju niivõrd palju erinevat sisu, meie huvid ja fookused on nii erinevates kohtades ja siis on ju loogiline, et nad ei tarbi samu kanaleid, samu nii-öelda väljaandeid on ju, et väga keeruline on kõigini jõuda, et seda nagu natuke utoopiline isegi loota. Ja ma arvan, et see läheb sinna samasse kategooriasse, mis ma ennem ütlesin, et see on nagu otsustamisel, et arvestad kõigi arvamusega, mis ei ole võimalik, siis ma arvan täpselt samamoodi ei ole informatsiooniga võimalik jõuda kõikide inimesteni. Kui keegi selle ära teeb, siis väga hästi. Aga kuna sa oled ikkagi siuke tegutseja, et millega sa siis praegu toimetad, et ma ei taha hästi uskuda, et sa nagu käed rüppes istud, et üks asi on see voliniku töö on ju, aga see ei võta ka ju täita aega.
Jaa, et muidugi kõigepealt ütlen, et päris mõnus on üle pika aja nagu olla nii-öelda vaba mees. Et nagu puhata natuke ikkagi. Jaa, täpselt, et päris mõnus. Aga jah, et ma ei ole kindlasti inimtüübilt inimene, kes vedeleks hommikust õhtuni kuskil, ma ei tea, diivanil teleka taga. Kuigi ka see on aeg-ajalt päris mõnus. Et eriti nüüd, kui on erinevad spordiülekanded olnud. Õhtul peale AK-d väga mõnus. Aga see selleks, et ühtepidi jah, ma olen nagu toimetanud mitme asjaga, et mis mulle väga meeldib, on aeg-ajalt füüsiline töö ja kuna minu tänasest elukohast vähem kui 10 kilomeetri kaugusel on minu sünnikoht Vanemate talu, siis seal on omajagu tööd teha kogu aeg, nii et ma suvel olen väga palju seal toimetanud, mis on väga mõnus. Nagu me ennem rääkisime, et suke tegutseja ja tahaks nagu kiirelt mingit tulemust, siis seal on tõesti nii, et kui sa ikkagi mingisuguse ma ei tea, aialipi külge lööd, siis sa näedki, et see on seal küljes, et selles mõttes väga hästi. Ja teistpidi minu selline hobi on olnud ju sport ja 7-8 aastat tagasi sai TalTechi juurde lauatennise suke profivõistkond loodud ja sinna läheb suhteliselt palju minu energiast täna, et seda nagu töös hoida ja et seda arendada, nii et ja loomulikult kõige tähtsam ei saa ära unustada, et eile sai mul poeg 4-6-eks, ega see võtab oma aja või õigemini, kui see saade eetrisse läheb, siis ta juba natuke rohkem kui 4 kuud, et jah, vot. Mul tundub, et kui ikkagi on elus päris suured sellised sündmused nagu ka lapse sünd on ju, siis vist on ka natuke lihtsam ju võtta vastu otsust, et okei, ma tõmban pidurit ja fookuse suunan nüüd sinna, kus on nagu kõige rohkem seda hetkel vaja. Sest et ma ei kujuta ette, et vallavanema töö vist on ikkagi 24/7, see ei ole ju nii, et see vahepeal läbi saab. Jaa, no kõigepealt selles mõttes vallavanema töö on kindlasti 24/7, mis muidugi ei tähenda seda, et 24 tundi oled kuskil rakkes, on ju. Aga mõistus kogu aeg on ju selle juures. Ja teine asi on see, et sa pead olema valmis, et sa pead mingil hetkel millega kohe tegutsema hakkama, et suke valmisolek peab nagu olemas olema. Kas seda otsust oli nüüd lihtsam teha? No võib-olla oli jah, et see oli kindlasti nagu üks sellistest argumentidest, et paneks võib-olla oma fookuse korraks mujale, aga see on nagu peamine, et see on hea ettekäine alati, et selle tõttu. Aga ühtepidi see, nagu ma alguses ütlesin ka, et kui silmi sära, siis tuleks valida midagi, mis paneb silma särama ja kindlasti see mängis kaasa selles, et kodus on pisikene beebi, et kes paneb silma särama, nii et jah, nii ta nagu läks, et ei, aga ma ei jää kindlasti nagu koduseks isaks, et ma midagi nagu tegema ei hakka, et see kindlasti nii ei lähe. Kui lihtne sul oli sellest vallavanema rollist nii-öelda selles mõttes nagu välja tulla sellest rattast, et kui see ongi nii intensiivne töö kogu aeg, et sa oled põhimõtteliselt valmis kogu aeg, nagu sa tõid välja, eks ju. Et kui kaua sul see taastumine võttis selleks, et aru saada, et okei, ma tegelikult ei pea enam olema kogu aeg sellest nagu võitlusrežiimis nii-öelda. Pigem ma arvan, et ei võtnud väga kaua, kuna selles mõttes kohe peale seda läks ju taustal nagu töö edasi just selles osas, et uus koalitsioon paika saada ja nii edasi, et mingil määral siis hoidis nagu rakkes. Võib-olla, mida ma olen täna natuke nagu tundma hakanud, et kuna ma olen nagu selgelt nagu selle ajuga töötamise mahu maha laskunud. Et kui on nii õige nagu öelda, niisuguse nagu vaimse töö, eks, siis kuidagi, kui ma peaksin nüüd hakkama nagu, et tunni aja pärast sama intensiivsusega tegema, siis ma kardan, et kurja täna võib-olla ei vea välja. Et see on küll nagu maha tulnud, et uuesti nüüd sellesse saada võib-olla võtab siis suke 2 päeva aega, aga päris hea on. Aga see on nii oluline, sest et vaata, kui me oleme mingis rollis, siis me ei luba seda endale väga, eriti nagu kohaliku omavalitsuse juhina, see on kogu aeg oled selles rollis. Pidevalt pead arvestama, et sa oled kusagil fookuses, eeskujuks, sinu igast sõnast võib keegi kusagil kinni haarata ja haarabki on ju. Ehk et see pidev valmisolek nagu enda tõestamiseks peab olema olemas, eks ju. Ja see on see roll lihtsalt. Ja siis, kui nagu saab sellest rollist välja, nagu päriselt välja ja saabki selle nagu aju puhkusele põhimõtteliselt kas või 2-3 päevaks nagu panna, on ju.
siis see on nii oluline kogu sellele vaimsele tervisele, kogu keha funktsioneerimisele, kõigele, on ju. Aga selleks, et sellest aru saada, tuleb sellest rollist korraks välja tulla, on ju. Jaa, täpselt nii, nagu sa kirjeldasid, täpselt nii ongi ja oligi, et ei, ma olen praegu nagu väga rahul, väga mõnus on. Et mitte, et see töö ei oleks olnud kuidagi nagu äge või mõnus, et nagu ma vist juba ka selle saate jooksul olen maininud, ka seal on omad võlud ja kõik sellised head asjad, et aga ma hakkasin just mõtlema, kui sa kirjeldasid seda nii hästi, et siis ma olin peaaegu 3 aastat, aga meil on ju Eestis neid, kes on pea 20 aastat, et ma ei kujuta ette. Kuigi ma isiklikult arvan, et see ei ole hea. Et ma arvan, et vallajuhid peavadki vahetuma mingi aja tagant, see kindlasti ei pea olema 3 aastat, et kas ta on 4 või ta on 8, näiteks 2 tsüklit, ma arvan, et see tuleb ainult kasuks, et selline 20 aastat tiksumist, see pole mitte kellegile hea, sest et püsida 20 aastat värske, terav tänastes omavalitsustes. Ma arvan, et see võis olla võimalik siis, kui meil oli väga palju omavalitsusi ja väiksed omavalitsused, et siis oli see nagu võimalik. Aga suurtes omavalitsustes ma arvan, et see on pigem keeruline. Aga müts maha nende ees. Jah, et see silm säraks. Ma arvan, et võib-olla ei oskagi teistmoodi praegu. Ja kui need peaks praegu kistama sellest rollist mingil põhjusel välja, neil ei oleks maandumine väga lihtne. Aga seda me ei tea, on ju. Selleks tuleb keegi teine siia kutsuda, kes on selles rollis olnud. Et jah, ma arvan, et võib-olla miks päris alguses sa tõid selle välja, et väga tihti ei loobuta ise, vaid et siis, kui siin nagu maha võetakse või valimistel ei sääli, on ju. Ma arvan, et eks see on suuresti põhjus see, et hirm muutuste ees, et sa pead siis ju hakkama midagi otsima, midagi muud, et siis pigem hoiad selles vanas kinni, kuigi võib-olla sa ei naudigi enam seda tööd ja tegemist, aga ma arvan, et me peame kõik olema natuke nagu julgemad, et ega elus väljakutsed pole otsa saanud, et küll uus väljakutse on mu üles leia. Kas sul on endal ka mingi juba sihik paika pandud, et mis suunas nagu tahaks liikuda? Silm läks ära, ma järelikult on, ma ei tea, kui sa räägid sellest. Ütleme niimoodi, et eks mul on ju mingid mõtteid, mida ma võib-olla tahaksin nagu teha, et presidendi jaoks olen iga noor, see oli nali ka. Et mul mingid mõtted on, esimene soov ilmselt oleks nagu see, et ma avaliku sektorisse nüüd esimese hooga ei läheks, et pigem nagu erasektor, kuna ma näen, et mul on energiat sinna panustada kõvasti, aga mis see nagu täpselt olla saaks, ütleme nii, et ma ei ole väga aktiivselt sellega tegelenud, nagu väga aktiivselt on ju, ja ma kindlasti ei lähe esimese hooga tööd tegema töö pärast, et ma tahaks minna kuskile, kus ma ise usun näiteks selle ettevõtte tegemistesse, ambitsioonidesse, ja siis panustada sinna nagu 100%, et ma arvan, et ma ei ole täna selles kohas, et ma peaks töötama töö pärast, aga ühel hetkel loomulikult kõik ressursid ammenduvad ja on vaja kindlasti võib-olla teha ka mingi vahe töö pärast. Seda me ei tea enne, kui sa aeg käes on. Võib-olla sulle tuleb juba homne päev mingisugune pakkumine, mis ütleb, et kuule Madis, mul on sulle nii hea asi pakkuda, et davai. Jah, ega me ei tea seda, et ma ei tea, ootan põnevusega igat homset. Kui me ennist rääkisime sellest, et TalTechi lauatennise klubist ja sa tõid välja, et sa oled sellega seotud olnud kohe päris mitu aastat. Selle loomisest saadik vist isegi või kuidas, et ma mõtlen, et ma ei teadnudki seda poolt sinust üldse. Jaa, üsna pikalt ja selles mõttes sellest loomisest saati jah. Et ja see kõik tegelikult läheb tagasi aastatesse või aega, kus ma olin lausa Eesti Lauatennise Liidu juhatuse esimees, millest ka tegelikult liiga paljud ju ei tea, et siis ma nägin, mis on nagu Eesti lauatennise probleemkoht, mis on tegelikult laialdasemalt minu hinnangul kogu Eesti spordi probleemkoht, et ja lauatennis on täna maailmas harrastuse, marketingi raha poolest populaarsuselt top 6 spordiala. Et Eestis ta on selgelt nagu maha jäänud, seal on omad põhjused, millest me võiksime rääkida järgmised 5 tundi. Aga üks põhjustus oli see, et noored andekad sportlased lõpetasid sportimise, kui nad läksid ülikooli. Ja see oli selgelt, miks oli vaja ülikooli juurde luua, siis see lauatennise võistkond, me oleme täna jõudnud selliseks professionaalseks võistkonnaks, mängijad saavad mingit stipendiumit,
meil on lauatennise treeneritest kuni hüketreenerini, füsioterapeudi, spordipsühholoogini, et me oleme üles ehitanud hästi tugeva süsteemi. Meil on omad väljakutsed loomulikult, me mängime eurosarju, ehk siis eesmärk on Euroopa ja see on nagu see, mis on minu hobi olnud pikalt. Meil on seal nii palgalised töötajad ja nii edasi, meil on äge meeskond ja seda asja me teeme nii, et aga see on hobi, mis paneb silma särama, et kes käib golfi mängimas keskalal, siis mulle meeldib panustada sellesse, et Eesti lauatennis areneks jõudsalt. Kuidas sa sellesse panustad, mis on sinu roll selles? Jah, ega see roll on ju selle aja jooksul ju pidevalt ju muutunud. Et alguses ma olin üksi, siis ma olin kahekesti, täna me oleme seal rohkem, ülesanded on jaatunud. Minu peamine roll on täna ikkagi selline ühtepidi visioon ja teistpidi rahastuse leidmine, et ega ükski asi ei toimi õhust ja armastusest. Ja kümneid tuhandeid raha tuleb leida kuskilt, et inimestel oleks palk makstud ja nii edasi. Ja see on suviti, ma sellega tegelen, see langes ka päris heasse perioodi nüüd, et olen sellega saanud tegeleda ja tore on, et päris palju häid toetajaid on juurde tulnud, et ligi juba 20 ringis. Kui lihtne on leida rahastust lauatennise võistkonnale? Jah, ühtepidi Eesti spordis üleüldse on raha leida suhteliselt raske ja kui me räägime täna Eestis lauatennisest, siis see on umbes 10 korda raskem. Et kindlasti on Euroopas neid riike, kus lauatennisele on suhteliselt lihtne raha leida, sest et lauatennis on nendes riikides au sees. Eestis ta kindlasti täna nii ei ole ja seal on jälle, ma ütlen, 5 tunni jagu materjali, miks see nii on. Aga ta on keeruline, aga suures pildis on need enamus toetajad tulnud läbi kuidagi isiklike kontaktide või siis minu seal, kellega me koos toimetame, tema kontaktide ja loomulikult on tulnud ka sellised, kes ei ole kuidagi seotud varem on, lihtsalt on õnnestunud nii-öelda ära rääkida ja siis on üks asi see kontakti loomine ja selle esimese rahastuse kätte saamine, teine asi on see, et hoida seda toetajate aastaid. See on meeletu töö, millega meil erinevad inimesed tegelevad ja küll igasugune turundus ja asjad sinna juurde, nii et aga kui sul on hea asi ja ise usud sellesse ja küsid selle peale, siis on võimalik sinna ka rahastust leida. Ma mõtlengi, et see on hea asi ja ma usun sellesse sul. Teisipidi väga palju infot ju meil ei ole selle kohta, väga palju me ju ei tea, et oleks lauatennise võistkonnad, kes omavahel mõõtu võtaksid näiteks on ju, või et see spordiala pole nii palju nagu fookuses ja tähelepanus, et kui sa ennest ütlesid, et sa oled seotud TalTechi lauatennise võistkonnaga, siis ma mõtlesin, et ma isegi ei teadnud siuke asi olemas on, kuigi see on juba 7-8 aastat on, et meil on nii palju muid asju ju. Muidugi ja selles mõttes, nagu me enne rääkisime, kõikide inimesteni ei jõua ja see on nagu reaalsus. Aga me oleme selles mõttes Eestis lauatennisega natuke lapsekingades, aga me liigume õiges suunas ja ma arvan, et 10 aasta pärast sa räägid teist juttu. No ma väga tahaks loota. Jaa. Aga siin on jälle ühtepidi kuidagi Eesti meedia on ju selgelt klikimeedia, et kuigi ERR ei ole selle peale üles ehitatud, nad võiks lähtuda nagu teistest asjadest, aga ka see on keeruline. Ja üldiselt kirjutatakse rohkem sellest, kuidas ma ei tea, PHS-i skandaalid ja siis mis iganes veel on ju, aga suhteliselt positiivsetest asjadest või mingitest tulemustest, mis ei ole nagu maailma mastaabis võib-olla väga suured, ma ei tea, lauatennis mängi jõudis veerandfinaali või kuskil, ega siis sellest keegi ei taha nagu kirjutada, sest et see ei too ju klikke. Et me peame sellest kuidagi üle saama ja TalTechi bränd on nagu see, mida me ehitame ja mis kindlasti ühel hetkel uudisekünnise nagu ületab ja on juba ületanud, et Aga räägides siis tulemustest, kuidas siis praegu olnud on, kuidas läinud on? Meie eesmärk on Euroopa. Eestis me teeme puhta töö, et siin ei ole küsimust ja see on üsna loogiline. Kui me seda nagu ei teeks, siis teeksime valet asja. Euroopa mõttes, ma julgen väita, et eelmise loo ajal ei olnud Eestis mitte ühtegi spordiala võistkonda, kes oleks mänginud nii kõrgel tasemel Euroopa liigat, kui me lauatennise naiskonnaga mängisime, et mängisime tugevuselt teist sarja ja jõudsime sealt edasi teise ringi, ehk siis Eurocup'i. Aga ma räägin, et me saame väga hästi aru sellest, miks sellest ei kirjutata, sellepärast, et see ei too klikke. Aga küll me selle murrame, et ma toon hästi lihtsa näite, et Prantsusmaa lauatennis on jõudsalt arenenud seal kohaliku meistriliigat vaatavad saalitähed rahvast, et kui ma eksi, siis ühte täiesti suvalist reaohtumist
kahe klubi vahel, kuna seal on nagu ka nende riigi nii-öelda koondise tippmängijad mängivad selles liigas, vaatas Unibeti suurune saal, et kes elavad kaasa, et 2-tunnist matši vaadata. Ja neid kohti Euroopas on palju, kus selliselt nagu kaasa elatakse, et küll me ka sinna jõuame üks kord. No meil on muidugi rahvast natukene vähem ka, aga no ikkagi võiks see huvi rohkem olla. Ei no selle Unibeti pakime täis. see oli nali, no nii palju meil ikka inimesi on. Samas ei pruugi üldse nali olla, tänane nali või ulme on homne reaalsus, nii et mine paraku nii ta on, jah. Et selles kontekstis võib-olla isegi, et väga hea, et nii on. Oskad sa mu nendest liigadest rääkida, mis meil Eestis on lauatennises? Kui palju neid on erinevaid üldse siis? Jaa, see nüüd tuleb nagu kõigile üllatusena, et kuidas see võimalik on, et neid nii palju on. Meil on naistes on 2 liigat, on kuldliiga, hõbeliiga ja meestes on liigasid koguni 6. Ehk siis on meistriliiga, esiliiga, 2. liiga, 3. liiga, 4. liiga ja 5. liiga. Ja reeglina on enamustes võistkondi 8, nii et kui me kokku arvutame, meil on väga-väga palju võistkondi. Ja kui nüüd mingid inimesed, kes meid nüüd kuulavad ja mõtlevad, et mis kuradi jama see Madis ajab, et mis liigad ja see on ju individuaalspordiala, siis selles mõttes vastab tõele, et lauatennis on individuaalspordiala, aga lauatennis peab ennast maailmas üleval võistkondliku spordialana. Mängijad tahavad saada klubidesse, tahavad mängida võistkonna eest ja tegelikult maailmas toimub see täpselt samamoodi nagu jalgpall, korvpall, võrkpall, kodus võõrsil mängud, üks klubi sõidab teisele külla ja tõsi, sul ei ole seal väljakul korraga 4 inimest. Mängitakse korda mööda, olenevalt riigist on süsteem ja mängijad saavad klubides palkasid, Euroopas on need palgatasemed tõusnud ka päris kõrgele juba, ongi profid ja nii edasi. Et see on see, kuidas lauatennis ennast maailmas üleval peab ja meil on tugevad liigad. Eesti liiga, täna meistriliiga meestes on julgen väita meie regiooni kõige tugevam. Ma pean siin silmas nii Baltikumi kui Soomet, et meil on tugev liiga, meil on tugevad välismaalased, me liigume õiges suunas. Kui sa olid ka lauatennise alaliidu juht, kas sinu enda sidusus selle mänguga, selle spordialaga oli ka juba kuidagi pidi olemas või sa lihtsalt sattusid sellesse juhtkonda? Ikka tatis saati, et selles mõttes, et ma arvan, et selline 7-aastaselt saati mind lauatennise trendi pandi, koos õega läksime. Õde jõudis palju kõrgemale kui mina. Et ütleme niimoodi, et ma mängisin, ma arvan, noorteklassides igal pool ja olen võitnud täitsa medaleid asju, et kodus on kapid, medaleid ja karikaid täis. Aga ma ei jõudnud nagu kunagi nagu selles mõttes oma vanuses kuskil tippu, et ma olen nagu koondises käinud. Et mul on jube töökas, aga jube andetu. Et ja oleks natukene kandekust on, siis oleks võib-olla midagi võinud nagu saavutada, et ainult töökusega tead, kui nii andetu oled, siis ei jõua eriti kaugele. No ma ei tea, kas ma saan seda päris puhta kullane võtta, sest et sa ikka viskad vahepeal vimkasid ka, on ju. Aga tänasel päeval, kuna simeti reketid käes hoidsid? Kus juures reketit hoidsin käes mingisugune nädal-poolteist tagasi ja ma ei mänginud, ma lihtsalt hoidsin seda käes. Mängu eesmärgil. Kuna mul on selles mõttes üks hobi veel ja see hobi on seotud lauatennisega, ehk siis see on küll vabatahtlikus alusel, kuna ma lihtsalt naudin seda, siis ma annan ka koos ühe teise inimesega, hea sõbraga koos ühele grupile lauatennistrenne. Sinna harrastajate grupp, selline äge punt. See on nagu treener siis? Ma arvan, et ma ei ole treener, ma olen, ütleme siis, ma olen abiline. Treeneri abi? Jaa, ma olen treeneri abiline. Okay. ja siis just oli selle sama pundiga meil sellised ägedad suvepäevad tegime, et päris kihvt oli. Ja siis nende hooaeg lõppes äkki juuni alguses, ehk siis ilmselt mai lõpp, juuni algus oli siis viimane kord, kus ma ilmselt reketit käes hoidsin ja neid siis juhendasin oma parima äranägemise järgi. Lauatennise ping-pong, üks ja sama, ei ole, on sama? Ei, no tegelikult on need üks ja sama, et kuigi ma tean, et kui sa näed näiteks kuskil 2 profi mängimas, kes nagu päriselt mängivad väga hästi ja ütled, et panete pingsi või ping-pongi, siis nad võivad natuke ärrituda. Sest et see saad natuke sellise, ma ei ütleks, et halva maigu, aga selline pinks ja ping-pong öeldakse rohkem selliste kohta, kes pargis toksivad, on ju. Ja lauatennis on siis nii-öelda nagu professionaalne spordiala. Aga ma arvan, et kui inimesed selliste asjade peale närvi lähevad, siis on neil elus kõik asjad vist liiga hästi, et kui sellise asja peale tuleb närvi minna, et elus on muid asju, mille peale närvi minna. Aga Pärnumaal on meil ka nagu siis olemas võimalused, et trennis käia? Pärnus on ju pika ajalooga klubi Pärnu LTK Vint 90, kus presidendi rollis on Henn Allik. Tõsi, ta ilmselt ei ela täna oma kõige parimaid aegu, et aga sealt on tulnud väga tugevaid sportlasi ja tegelikult ju meil TalTechi peatreener Vallat Vainula on ju ka kasvanud välja ju kunagi Pärnu klubist minu teada.
Pärnu Jõupis on lauatenniseklubi, Andres Somer on seal eestvedaja. Mina ise ju kasvasin ju lauatennise mõttes ju Pärnu Jõupi klubist ülesse. Ja rohkem klubisid kui sellist aktiivselt ei ole, aga ma tean, et kohti, kus lauatennist mängida Pärnumaal, koolidesse igal pool on küll jah. Aga nii äge, et sa seda teemat valgustasid täna, sellepärast, et minu sellist tausta, nagu sa täna siin rääkisid, üldse polnudki. Et ma küll tean, et lauatennis aga see, et nagu eraldi nii palju liigasid, nii palju võistkondi, nii palju potentsiaali Euroopas on ju, et see tundus nagu siuke, nagu oleks jutt kosmosest. aga ei ole. Et selles mõttes, kui selle asja sisse vaadata ja vaadata selle sisse, mis maailmas, mis mastaabid seal taga on ja ka Euroopas on ja nad on nagu meeletud, et võtame ainuüksi nagu Aasia. Kõik muidugi arvavadki, et lauatennis on Aasia spordiala, see nii tegelikult ei ole. Kui me võtame Hiina, siis seal on kooliprogrammis lauatennis, et see on kohustuslikus õppes. Ehk siis lauatennis, nagu ma ütlesin, on maailmas üks populaarsemaid spordialasid, mis paljude jaoks on üllatus, aga täna ta on arenenud jõudselt ka nagu Ameerikas ja nii edasi, et ma arvan, et ta jõuab välja top 3. Ta ei möödu kindlasti jalgpallist, mis on siililegi selge, aga top 3, ma arvan, lauatennis ühel hetkel jõuab. Aga tänapäeval, kas sa ise ka mingit spordiala harrastad, et millega sa siis enda kehalist aktiivsust üleval hoiad? Võiks nagu alati rohkem seda kehalist aktiivsust üleval hoida, et lauatennis kindlasti, ma nüüd just eile ütlesin, ma hakkan nüüd jälle mängima kõvasti, et vaatame, kas see nii läheb, ma olen seda varem ka öelnud, et siis on muu elu selle ära söödnud, et aga kusjuures mul oli just see oli kevad vist, oli üks äge väljakutse, kuna mul siis jälle üks sõber kinkis jõuludeks rattamaratoni sinna Kõrvemaa selle, see ei olnud küll täis pikk distants, 21 kilomeetrit ja siis ma ostsin ratta endale, maastikuratta kõik ja siis isegi valmistusin, tegin trenni, aga ma tegin vaata siledal maal ja tundus, et jube lebo ja ei peagi liiga palju nagu ette trenni tegema. Ja siis kui lähed sinna Kõrvemaale kohale ja siis kui alguses hakkas kerge laskumisega, siis tuli suur tõus. Esimesest tõusust üles jõudsid ja pulsi kell taab sulle punast ja siis saad aru, et 20 kilti on veel minna. Aga said hakkama? Ikka, ma ei ole allaindi tüüp, et kunagi olen nii ka maratoni lõpuni tunde, jooksumaratoni, mis oli ka nagu hull. Aga et see oli selline selle aasta kindlasti üks meeldevamaid kehalisi aktiivsusi. Ja millal sa siis peale seda kogemust uuesti ratta selga hüppasid? Paar korda olen, aga suke ilu pärast rohkem. Aga ma arvan, et järgmine aasta uuesti. On ikkagi siht silmes. Jaa, et selles mõttes seal on neid 10 minuteid, mida saab veel maha kerida selle aja pealt, et iseenesest oli kihvt, ilm oli hea ja viimaseks ei jäänud selles mõttes, et oli ka hullemaid. Mis on nagu kõige ägedam sellise nagu tõesti katsumuse juures, vaata kui sa ei tee seda igapäevaselt, eks ju, ja siis kui sa lõpetad, siis on selline eduelamuse tunne, et see on siuke tunne, et nagu endorfiinid on nii laes, et wow. Jah, ma pigem nagu, kui ma nagu lõpetasin selle, siis ma pigem nagu rõõmustasin selle üle, et mul veel süda tahab esimese hooga. Ja siis teine asi, mille ma jõudsin mõelda, oli see, et kähku kuskilt juua. Ja siis ma hakkasin igasuguseid muid mõtteid mõtlema ja muidugi selles mõttes õhtul või järgmisel hommikul ärgates see lihasvalu, see on mõnus, et sellepärast võiks seda rohkemgi teha. Aga nüüd hakkame täna tasapesi seda jutu vada siin kokku võtma. Mis sul siin lähiaja plaanid siis hetkel on? Ikkagi veel naudid puhkamist niivõrd kuivõrd või mis mõtted on? Jah, eks ma ikka naudin igat vaba aega, mis on, et ühtepidi need samad tegevused, millest rääkisime, kindlasti nagu jätkuvad ja kindlasti ma nagu muutun mingil hetkel järjest aktiivsemaks selles osas, et leida maale see järgmine väljakutse, mille nimel siis pingutada tööd teha. Et see on kindlasti üks asi, aga millal see jõuab, on ju, võib-olla on homme ukse taga, võib-olla ei ole, eks. Et naudin seda hetke, milles praegu saan olla, nii et leian aega sõpradele ja tegelen siis, ma ei tea, sellega, mis meeldib. Aga see on nii armas, et see aeg nagu sulle tuli, et mis sest, et see võib-olla tuli ka läbi sellise koha, kus sa nagu tundsid, et sa pead selle piduri panema, eks ju. Aga vähemalt sa tundsid selle ära ja sa võtsid selle ja see on nii äge, et sa saad seda, ütleme, pinge vabamalt ikkagi mõnda aega nagu elu nautida. Jah, ütleme, et selle pinge all, mis nagu lõpus oli, tegelikult ei väga kaua ei oleks tahtnud nagu olla, et võib-olla oleks see maha maabunud või mis iganes,
aga seda me ei saa teada ja nagu veel kord ma ütlen, et ma arvan, et ma ei olnud vähemalt viimastel kuudel 100% enam asja juures just selles osas, et ma kindlasti ajaliselt olin 100% asja juures, aga ma ei olnud kindlasti nagu sellise energia või põlemisega selle asja juures, siis ma arvan, et ongi õige hetk anda teatepulk üles järgmisele ja meil on suurepärane vallavanem täna paika pandud Kaarel Oja, kutsuda kindlasti siia mingil hetkel vestlema. Tal on kindlasti häid mõtteid ja ma arvan, et selline vahetus on vallale ainult kasuks. Veel tuleb uusi mõtteid, mingit teistsugust lähenemist, varasemat kogemust oskab ära kasutada, nii et ma arvan, et Põhja-Pärnumaa on väga heades kätes. Väga ilus mõte, millega kokku võtta. Aitäh sulle, Madis. Ja aitäh kutsumast.